algusest peale, no kõige konkurentsi tihedam klass ja õnnestus sul see ära võita, et mis see teekond võidul oli? No kõigepealt hommikul oli rada märg ja suht vähe pidamist oli ning ajasõidus suutsin sõita teise aja. Sain siis esimeses poolfinaalis esimese koha pealt startida ning start ei läinud just väga hästi, et sain äkki mingi kolmandana minema, kuid suutsin ennast sõita siiski esimeseks ning üldaegades olin vist kolmas. Teine eelsõit läks samamoodi, start läks natukene halvasti, kuid suutsin siiski hea jokkeri taktikaga saada esimeseks ning siis olin mõlema eelsõidu põhjal, olin esimene ning sain finaalis esimesena stardikoha valida. Finaal, seal oli lihtsalt vaja hea start teha, mis mul lõpuks õnnestus ka ning siis tuli lihtsalt kiiret sõitu ees teha ning võitsin päris korraliku edumaaga. Superfinaali võit tuli sulle samuti, kuigi stardipositsioon kõige parem ei olnud. Mis see sündmuste kõik oli? Jah, sain 9. stardikoha superfinaalis ning siis start oli hea ning seal esimesed sõitsid omavahel kokku ning siis olin peale esimest kurvi olin teine ning siis tuli lihtsalt jälitada eessõitjat ning õigel ajal jokkerisse minna ning siis tuli võit koju. See superfinaali võidu võtti oligi selles jokkeris? Jah, jokkeris oli ning hea start oli ka, et sain kohe teiseks, et sealt tagant poolt oleks kindlasti raskem tulla kui eest. Kuidas hooaja kokkuvõtted jäid rahule? Hooajaga jäin väga rahule, sest alustasin hooaega noorteklassiga. Eesmärgiks oli EKV sprindi ja rahvakrossi võit ning siis peale 6. EKV etappi oli punktiseis oli selline, et võit oli kindlustatud ning siis mõtlesin, et liigun klass kõrgemale ning siiamaani on päris hästi siin esiveos läinud, eriti siin Raassilla rajal. Alustaks siis sellest tagaveoluste klassist, jõuame hiljem superfinaalini, et tagaveoluste klassis oli see kindel võit kõrvakvaatajale, tundus vähemalt nii, et kuidas see päev sinu vaates läks? No minu arvates läks päris hästi, et stardid üldjuhul tulid hästi välja ja kuidagi finaalis lihtsalt andsin nii minna, kuidas suutsin ja õnneks läks nii, nagu läks, et tulin esimeseks. Rada oli hommikul märg ja siis ta tasapisi kuivas, mingis hetkel oli sõidujoon kuiv, ääred märjad. Kui keeruline see olukord oli sõitja vaates? Iseenesest mul selle märja vastu nagu midagi ei ole, aga jah, tõepoolest nagu esimene pool või hommikupoole oli ikkagi väga libe, et õnneks püsis suurimaid vigasid ei teinud, vigu ei teinud, et kuidagi see nii-öelda esikolmikus kogu aeg see liikumine oli ja siis tunne oli hea igatahes. Superfinaalis sõit oli lühike ja juhtus palju, et sinu enda vaatad. Et jah, kui ma selle esimese ringi ära tegin, et siis ma ei saanudki tegelikult aru, mis seal taga toimus, aga kui ma jõudsin teisele ringile, siis ma nägin jah, et oli ikka väga palju juhtunud, aga no ma andsin endast parima, üritasin lihtsalt sõita nii kiiresti kui sain ja samuti jälle ühtegi suuremat viga ei teinud, et läks hästi, et tuli teine koht. Kuidas nagu aastaga rahul olid? No ma arvan, et ma olen tegelikult isegi üsna rahul, et seda EKV-d sõitsin ma nagu siis järjest kõik etapid ära ja nüüd siin see Raassilla, et siin sai praegu siis 2 etappi ainult sõita, et ma olen rahul tegelikult nende tulemustega, et sai kõvasti pingutada, oli ka probleeme vahepeal, aga üleüldiselt tegelikult hästi. Noorteklassist küll palju ei olnud, aga finaal oli nagu üliäge ja ülipõnev. Räägi enda vaates sündmused lahti, kuidas see finaal läks? Me olime küll Andiga väga võrdsed, aga olin nõksu kiirem ja tulin jokkriga ette. Tänane päev oli sellise kuivava raja tingimustes, et kui keerulised sõiduolud olid? Alguses oli libe, aga finaalid olid juba täitsa kuivad ja täitsa mõnus oli sõita.
sa sõitsid 2 klassis, et mitte ainult noorteklassis, teises klassis oli sul äkki 3. koht. Jah. Et kuidas nüüd teise klassi sinna? Teised olid väga põnevad. Olin Tõnsuga olin finaalis väga võrdne ja kuidagi sain ikkagi ette ja tuli see 3. koht. Tänase päeva selline eduvõti oli? Lihtsalt gaasi peal hoida ja et närv vastu peaks.